Tänan kõiki kohale tulijaid ja käesolevaga on siis mul rõõm avada arutelu loengule rahandussüsteemidest ja võimalikest ka alternatiivraha rakendamise variantidest. Ja meil on siis külaliseks Ron Luvitšuk, kes lubas oma arvamust avaldada ja Riho Raassilt, kes esindab sellist e-makseasutust. Ja ma annaksingi siis sõna kõigepealt üle Ronile. Jah, tere kõikidele. Aitäh, Paul, selle eest, et kutsusid. Väga suure huviga kuulasin sinu loengut, tegin isegi siin mõned screenshotid selleks, et meelde jätta. Ja ma ütleks niimoodi, et see, mis sa rääkisid, on minu jaoks nagu väga ja pilt, mida sa maalisid, on täitsa õige. Aga need järeldused või ütleme, need soovitused või ma ei tea, rohud, mida sa võib-olla kirjutaks välja, minu arvates ei ole õiged. Ja ma mainiks paar asja, mis mind nagu siin kõige rohkem võib-olla nagu mul tähelepanu tõmbasid, on see, et kui see oli sul see 4 asja, ütleme see raha, ütleme 4 nurk, kus ühelt poolt on siis naturaalmajandus, partnertehingud, siis on turumajandus, siis on plaanimajandus, ostutšekid ja siis röövmajandus, milles siis kus ühel telgi peal on siis kapitalism ja humanism ja teiselt poolt, mis ta on siis, liberalism ja... Vabaduse telg ja võrdsuse telg. Ja võrdsuse telg. Siis mul on see, ma ei tea, mis ta on siis, et kui on ühel pool humanism ja kapitalism, siis minu jaoks tekkis küsimus, miks humanism on vastandlik kapitalismile. Üks pooldab eraomandust ja teine ühisomandust. No mina nimetaks seda asja mitte humanismiks, vaid sotsialismiks. Sotsialism on seal allpool. Minu loogika järgi, et ütleme, humanism on ikka see, et sa armastad inimesi ja kapitalism võib ka olla humaanne. Aga kui me räägime ikka majanduses, siis majanduses humanismi minu arvates ei ole ja ongi kas kapitalism või sotsialism või ütleme niimoodi. Ja siis tekibki mul küsimus, et miks selles nurgas on, kus on see humanism ja patermajandus, et miks seal on bürokratism, et siis tulebki välja, et sotsialism ongi pluss patermajandus ongi bürokraatia ühiskond. Mina nagu pooldaks pigem seda, et nimetame asju oma nimedega ja siis me saame aru, kuhu me oleme jõudnud. Sest kas või viimased artikli lugeda, mis on Eesti Vabariigis on toimunud, ongi ametnikud on võitnud võimu üle. Aga Riho, sa tahtsid mainida midagi? Jah, ma tahtsin selle koha pealt öelda, et ma ei tea, me lähme võib-olla nagu liiga palju sellesse Pauli nagu skeemi, aga ma olen selle Pauli skeemiga, ütleme, ma lugesin Pauli raamatu esimestena läbi, eks ole, ja mul on sellest nagu tekkinud mingid väga tugevad järelmid, eks ole, et ma siiski arvan, et see Pauli see skeem on nagu väga palju õige. Ja kui sa ütled, et asi on sotsialismi ja kapitalismi vahepeal, siis Pauli skeem seda üritabki selgitada, et tegelikkuses on asjaolud keerulisemad, et on olemas üks nurk, mis on nagu see humanismi nurk, ka majandus võib olla humanistlik, teine nurk on kapitalism, küsimus ongi selles, et ka kapitalism võib olla humanistlik, aga see on küsimus ongi selles, et äärmuses seda ei ole, natuke sinna kesktsentri poole natuke on. Ja kui me räägime nüüd sotsialismist, siis sotsialism ei ole kindlasti seal kohas, kus on humanism, eks. Sotsialism ongi rohkem bürokraatia poole, et kui me vaatame nagu vasakpoolsest, siis me tegelikult tänapäeva ühiskonnas ongi kogu aeg see probleem, et kui me hakkame inimesed vasakpoolsest rääkima, siis kõik tuletavad meelde nagu Nõukogude Liitu ja võib-olla ka Kuubat, ütlevad, see ongi vasakpoolsus. Aga samas me unustame ära, et isegi see algne vasakpoolsuse idee oli vabadus, võrdsus, vendlus, eks ole. Kui me vaatame Kuubat, vaatame Nõukogude Liitu, siis kus oli see vabadus? Seal oli olemas võrdsust oli suhteliselt palju, vendlust mitte eriti, aga see ongi nüüd see koht, kus kohas me räägime mitte sellest humanismist ja sellest vasakpoolsest, kui me räägimegi bürokraatiast, bürokratismist, ehk siis see on sotsialistlik koht. Aga jah,
aga ma ei tea, palju me nüüd selle poole peal nagu olema peaksime, et ma võiks sellest teemast nagu hea meelega rääkida kas või hommikuni, aga me peaks vist rahasüsteemide juurde tagasi minema. Põhimõtteliselt ega meil kuhu kiiret pole ja võib kõike. Ma nii palju kommenteerin Ronile, et vaata, siin on nagu enam-vähem näha see suur pilt. Ja bürokraatia minu jaoks vaata see nii-öelda ütleme ühiskonnakord, kus ametnikud ruulivad, ametnikud keelavad, käsevad, poovad ja lasevad, ehk et võtavad vastu seadusi, kontrollivad, kas sa seadusi täidad ja siis ka karistavad. Ja siin on nii-öelda erinevad variandid, ehk et sotsialism on siin see nii-öelda keskmine. Et selle vahet ei ole, et kas nad juhivad, eks ole, majanduslike meetmetega sind maksustades ja riigieelarvega siis nii-öelda maha ja toetades või õiguspoliitika kaudu ehk seadustega või siis nii-öelda KGB ja kes iganes mis need nii-öelda organisatsioonid on, kes siis nii-öelda sind nii-öelda vägivallaga sunnivad või nagu Valgevenes praegu. Et see kõik on nii-öelda põhimõtteliselt see nii-öelda bürokratistlik riigikord ehk et bürokraatia ruulib. Ma algul siin proovisin tegelikult egalitarismi et egalitarism, et ümberjagamine, aga tegelikult küsimus on ikkagi ametnike võimus. Et kui siin turumajanduses peaksid nagu turg ise otsustama, et nii-öelda põhimõttel, et sa ei kahjusta väga teist, eks ole, või vähemalt otseselt ja tahtlikult konkurentsiga niikuinii muidugi kahtlustad või kahjustad. Et siis sellepärast humanism on nii-öelda ütleme siukene Vikipeedias, eesti keeles Vikipeedias on ta ka hästi lahti kirjutatud, et ta on tegelikult, eks ole, humanism mõte on, et teha inimese keskne eitab, eks ole, Jumala olemasolu ja sa pead tegema valiku hea ja halva vahel, et ta keskendub sellele. No ma ütlen, minu maailmavaatega ta eriti, ütleme ka see pilt eriti ei klappi, sest et kui ma vaatan, et kõrval on sotsialism, fašism ja õigusriik, siis minu jaoks on see küsimus, et kas see õigusriik on ainult selles kohas peab olema või ta peaks olema nagu üleüldine, sellepärast et õigusriik võib olla ka kapitalismi puhul ja ka, ma ei tea, oligarhia puhul ka teoreetiliselt on võimalik, et on õigusriik. Nüüd on küsimus, mis kraadiga ja kelle õigused need kehtivad. See on see pilt, mis minu jaoks oli väga keeruline. Ja teine asi, mis mind väga, kui ma räägiks rahast, siis see mingi hetk sul oli, et pangad võivad kuni 10-kordselt kasvatada siis olemasoleva raha, ütleme 10-kordse korrutajaga rahad välja anda. Ja kui me tahame piirata seda sama majandust ja teda korda kutsuda, siis miks siis minu arvates on see koht, kus me võiks veidikene piirata seda raharinglust. Sellepärast, et teised variandid, mis on see kaduv raha või mingi kohalik raha või ühiskondlik raha, minu arvates eriti ei hakka toimuma. Arvestades, kui globaalne on maailm, kui suureks ta on läidud, siis mina eriti ei näeks, et siin väiksed niimoodi kogukonna süsteemid jääksid ellu. Riho, tahad sa? Jah, väiksed, ühesõnaga sellest raha piiramisest, siin tuleb siin Paul ennem ütles, et ma esindan siin või põhimõtteliselt finantsasutust, eks ole, see ei ole päris õige, ma esindan siin peamiselt iseennast, mul on küll olemas kogemused finantsasutuses töötamise väga pikaajalised, peamiselt IT poole pealt viimased paari aasta jooksul olen olnud aktsiaseltsis Pocopay juhatuses, aga tänaseks oleme ka sealt taandunud ja tõenäoliselt taandun ka varsti aktsiaseltsis Pocopay, eks ole, et siin koha peal on vaba inimene. Aga kui nüüd tulla selle küsimuse peale, kas me saaksime praegu olemas probleeme lahendada sellega, et me lihtsalt ütleme, et pankade võimendust vähendada, mida siis praeguses selles rahaloogika keeles tähendaks, on see, et pangad peavad hoidma suuremaid oma vahendeid ja peavad hoidma suuremaid deposiite riigi keskpangas.
mida praeguse hetkel riigi keskpank või Euroopa keskpank täiesti teistpidiselt üritab tegutseda, öelda, et ärge hoidke meil nii palju raha, lükake see majandus käima ja läbi selle nagu saavutada majanduskasvu, siis see idee, Ronni idee on täpselt nagu vastupidine ja ma arvan, et selle ühe parameetri muutusega enam ei ole võimalik seda rahasüsteemi parandada. Me peame arvestama sellega, et me oleme hetkel siukses olukorras, kus kohas, mis Pauli ettekandes oli välja toodud, kuidas rahasüsteem toimib, see on nagu äärmine lihtsustus, eks ole. Tegelikult on situatsioon hoopis keerulisem ja tegelikult on hoopis praegusel hetkel on see situatsioon isegi nii keeruline, et isegi majandusteadlased käsitlevad seda rahandussüsteemi pigem kui nagu sellisest uurimisobjekti, nad ei oska seal seoseid luua, nad lihtsalt vaatavad, mis muudetakse ja mis siis juhtub. Ja samamoodi ka Euroopa Keskpangal on need hoovad, mis neile kätte on antud, nad neid üritavad nagu kasutada, aga tegelikult nad ei oska isegi nende hoobade keeramisest tulenevat tulemust rahasüsteemis nagu ette näha. Et ma arvan, et see on selle praeguse rahandussüsteemi suurimaks probleemiks ja tegelikult ma nõustun Pauliga, et pikas perspektiivis seal ei ole võimalik teha mingisuguseid väikseid parandusi. Seal peab tegema mingi suur revolutsiooni kogu rahasüsteemile selleks, et see saaks edasi kesta. Kas selleks on kogukonna rahad? Ma arvan, et sellisel kujul, nagu praegusel hetkel kogukonna rahad olemas on, see kahjuks ei toimi, see mõttes, et väikses kogukonnas, nad on head ja huvitavad asjad. Kui nad lähevad liiga suureks, neil tekivad täpselt samad probleemid, mis on ka suurte rahasüsteemide juures ja väikeste kogukondadena, kes need rahasüsteemi haldavad, nende suurte probleemidega tegelemine suure tõenäosusega võib käia üle jõu. Ma olen sinuga, Riho, täitsa nõus ja nüüd minu küsimus ongi see, et kui me saame aru, et süsteemis on probleem, et probleemi võib lahendada kuidagi, täielikult uue lahendusega, siis siin ongi see küsimus, et mis see lahendus võiks olla. Sest mina alati tuletan meelde seda, kui ma loengut pean, et 20. sajandi alguses oli teadlaste kõige suurem probleem, mida teha hobuste sittaga. Et arvati, et varsti on nii palju hobuseid, et Londoni, New York uppub lihtsalt sitas. Aga lahendus tuli veidikene teisest valdkonnas ja nüüd on probleem, kust hobuseid võtta. Ehk iga probleemi lahendus asub väljaspool probleemi ja ongi, kui me saame aru, et praegune majandus ja finantssüsteem ei toimi, see on probleem, on vaja midagi muud. Samas me jõuame järeldusele, ma loodan, et majandus kui niisugune, ütleme niimoodi, kapitalism selles moes, nagu ta on, kas siis sotsiaalne kapitalism või ükskõik, aga vabaturumajandus on see, mis viib ühiskonna edasi. Ja nüüd ongi vaja, minu küsimus ongi selles, et mis see võiks olla see, mis ühendab ühelt poolt kapitalismi, kus inimesed on huvitatud oma töö produktiivsuse, efektiivsuse tõstmisest ja edasi saamiseks ja olemasolev finantssüsteem, mis on läinud juba piisavalt keeruliseks. Ja kui me tahame näiteks midagi muud, siis ega inimest ei ole nõus sellest keerulikusest ära loobuma. Kas me siis jõuame selleni, et et meil on nagu kaks raha. Üks on finantsturgude raha ja teine on reaalmajandusraha. Sellepärast tegelikult kõik need rahatrükid, mis siin praegu toimuvad, on ju tegelikult läinud suuremasti osa finantsmaailmasse ehk aktsiad ja turg ja finantsturg ja derivatiivid. Kas me peame kuidagi neid hakatama poolitama, et ütleme, et see on esimese sordi raha, see on teise sordi raha. Aga ma ei kujuta ette, kuidas seda on võimalik teha, öeldes, et esimese ja teise sordi eurod. Kõigepealt, ma ei tea, Paul tahab ka kindlasti vastata, aga kõigepealt ma vastaks sellele asjale ära. Mulle probleemidest võidib väga rääkida, nii et ma arvan, et probleemide lahenduseks on kõige lihtsam lahendus on see, kui sa aru saada, mis on probleemide põhjused. Ja tegelikult me võime öelda, et põhimõtteliselt, et me elame veel selle
olemasolu rahasüsteemiga veel jupp aega, eks ole, et võib-olla ei tekigi probleemi, aga tekib probleem. Mida Paul nagu väga hästi välja tõi selles oma loengus oli see, et praegune laenurahasüsteem põhimõtteliselt see baseerub puhtalt ainult kasu. Ja see kogu süsteem ei ole lihtsalt loogiliselt võimalik, kui kasv peatub. Me võime tuua sissegi näiteks ka immigratsiooni teema, eks ole, et mille pärast on vaja Euroopa immigratsiooni. Et kui selge on see, kui inimeste arv väheneb, siis üks lahendus, ainus peaaegu kõige lihtsam lahendus majanduskasvu jätkumiseks on see, et meil on lihtsalt rohkem inimesi, mis tekitab rohkem majandust. Aga selge on see, et see toob mingid muud probleemidele sisse. Samas on täiesti selge, et väheneva rahvaarvuga riigis see praegune rahandussüsteem põhimõtteliselt ei saa toimida. Kogu see laenurahal põhinev süsteem lihtsalt ei toimi. Ja see on see probleem, mis vajab lahendust. Ja seda lahendust ei ole võimalik, see ei ole lihtsalt kuidagi võimalik seda lahendust tekitada nagu selle süsteemi sees. See nõuab juba täiesti mingit uuele süsteemi üleminekut. Vaadake, ma võtaks korra ka sõna. Tähendab, kõigepealt mulle tundub, et Ron vähemalt ei saanud ikkagi asjale päris pihta, et mida ma tahtsin öelda. Vaata, võlaraha probleem on see, eks ole, et kui võlaraha antakse välja, ütleme, eks ole, 100 münti, siis pank küsib tagasi, eks ole, kõik see 100 münti pluss veel, eks ole, seal lepingutasu ja intress, ütleme 110 münti. Aga neid 10 münti pole olemas. Aga need 10 münti tekivad ju majanduses. Ei, vaata, majandus kasvab, aga müntid ei pooldu. Raha ei paljuda. Tegelikult, Paul, kogu selle rahandussüsteemi mõte on, et läbi majanduse kasvu nad tegelikult reaalselt hakkavad poolduma ja reaalselt hakkavad ka juurde tekkima. Ei teki. Vaata, see ongi see, et seal ongi see just nimelt paradoks, eks ole, et ma olen tegelikult nõus, loomulikult majandus kasvab, aga kusjuures ma kahtlen, et ta nüüd edasi väga palju veel kasvab. Aga probleem on just nimelt selles, eks ole, et kui pank küsib tagasi rohkem münte, kui ta kunagi on andnud, siis sealt tekib loogika viga. Ja vaata sellepärast seesama, mis ma panin ka viite selle Euroopa e-raha direktiivile ja Eesti makseasutuse seadusele, et e-rahalt või elektrooniliselt rahalt ei tohi küsida intressi. Sest arvutis, Riho, sina teed väga hästi, et kui sa arvutisse kannad ühelt kontolt teisele 100, siis sa ei saa sellelt kontolt mitte mingi nipiga 200 tagasi maksta. No ja, aga vabandust, mul on siin väga lihtne küsimus. Kui ma loodan, et te olete nõus sellega, et turumajandus on, parim lahendus, ühiskond majanduse kasvale ja eksistentsile, kui ükskõik mis muu on. On ju nii? No. See on väga kategooriline väide, selles mõttes, et küsimus on ka selles, mida sa nimetad turumajanduseks. No, ühesõnaga, kusagil ühes otsas on täiesti absoluutne reguleerimata turg ja teises otsas on täiesti nagu absoluutselt kontrollitud sotsialism, eks ole. Me peame leidma selle punktide kahe punkti vahepeal, eks ole. No mina ütleks niimoodi, et turumajandus minu mõistes on see, et kus on kehtivad seadused, kehtivad teatud reeglid, aga igaüks võib pakkuda teenust ja kaupa selle hinnaga, mis ta tahab ja ostjal on vaba voli osta või mitte osta seda kaupa kõikidel ja kehtib konkurents selles mõttes. No, nüüd me läheme järgmisse kohta, et kas see turumajandus, see on ka küsimus on selle ühe majanduse piirides, eks ole, et on ka räägitud rahvusvahelisest vabaturumajandusest, eks ole, on räägitud sellest, et on vaja piiranguid, ei ole vaja piiranguid, et seal on ka see küsimus, kui palju peaks olema piiranguid näiteks, kui palju peaks nagu Euroopa Liit nagu kaitsma oma turgu, kui palju peaks neid, mis on ka vabaturumajanduse piiramine tegelikult. Okei, aga seda ma ei arutaks, minu loogika on see, et kui me lähtume sellest, et turumajandus ongi see, mis paneb inimesi mõtlema, kas ma tahan midagi rohkemat endale, et kas ma tahan rikkaks saada, kas ma tahan ettevõtte arendada ja see paneb ka majandust kasvama, siis siin tekib olukord, kus juhul, kui me liigume selle e-raha poole ja ütleme, või teistmoodi ütleks niimoodi, keelame pankadel võtma need lepingutasud ja intressid, need samad 10 münti,
siis tekib küsimus, aga miks siis pangad või rikkad inimesed, kellel on näiteks Rihol on, ma ei tea, 100 münti ja mul oleks vaja need 100 münti selleks, et mingit kaupa osta ja Paulile müüa. Ja näiteks see, et ma ostan kaupa ja müün Paulile, ostan 100 euroga münte, ma ei tea, siin vett või mingi banaani ja müün Paulile 110-ga, see on täitsa aktsepteeritav, see on majandus. Siis millega siis pank erineb sellega, kui Riho käest ma võtan raha, ütlen, kuule Riho, laena mulle 100 münti, ostan kaupa, müün Paulile 110-ga ja nüüd sulle palun aitäh, kuu aega kasutasin või aasta aega kasutasin, näe sulle 100 tagasi. Jah, aga ma tooks siia vahepeale ühe väikse mõtte, mis oli Pauli sellest presentatsioonis, kus oli nagu juutide ja rahaseos oli sinna sisse toodud, eks ole, et juudid hakkasid nagu intressi võtma, eks ole. Tegelikkuses on nagu situatsioon siuke, et juutidel on väga selge komme, et intressi ei võeta ja keeld on, see on lausa nende pühakirjades kirjas, eks ole, et ligimeselt intressi ei võeta. Aga väljaspoolt võib võtta, eks ole. Kui sa räägid, et kui me oleme praegu võõrad inimesed ja sa tahad 100 raha laenata, siis ma eeldaks sinu käest, et ka sellest, ma austan seda põhimõtet kusjuures ja ma eeldaks seda, et sa maksad mulle 100 raha tagasi, mitte ei maksa 110, eks ole. Kui me oleme võõrad inimesed, siis ma eeldaks seda. Ma korra kommenteerin, et esiteks ma korra lähen tagasi, et kapitalism on ideoloogia, mis tunnustab eraomandit ja ettevõtlusvabadust. Turumajandus on, eks ole, tähendab majanduse mudel ja selles turumajanduse mudelis on, mida ma püüdsin teile just nimelt näidata, on väga erinevaid neid nii-öelda turumajanduse mudeleid. On kapitalistlik turumajanduse mudel, vabaturumajanduse mudel ja sotsiaalse turumajanduse mudel, kusjuures ma väidan, et nende aluseks ongi erinev rahasüsteem. Aga mis on nüüd, eks ole, praegu see probleem, et vaadake, miks pärast, et kui vaadata, mis oli ennem 2008. aasta kriisi, kui palju suur oli Euroopa Keskpanga bilanss ja kui palju, eks ole, kõigepealt ta selle 2008. aasta kriisi ajal kasvas. Seejärel, eks ole, siin see 2012, eks ole, kui läks uuesti olukord teravaks ja 2014, kui hakati, eks ole, nii-öelda valitsuste võlakirju kokku ostma sellises koguses, et põhimõtteliselt oleks võinud igale eurotsooni inimesele 250 eurot kuus nii-öelda kopteri või nii-öelda otse arvele kanda nii-öelda raha. Ehk et tänaseks on 6 korda rohkem raha juurde trükitud ja miks pärast? Vaata sellel samal põhjusel, et kui pank, eks ole, küsib tagasi rohkem, kui seal on, siis seal tekib vältimatult likviidsuskriis. Ehk et ma korra näitan teile veel ühte teist pilti. Üks moment. Ja kui te vaatate seda pilti, et siis vaata, siit on nagu tuleb väga hästi välja. Et sellest ajast peale, kui see pangandus ja paberraha kasutusele tulid Ameerikas, sellest ajast peale on kogu aeg olnud inflatsioon, deflatsioon. Ja see 350 aastat või 300 või palju siin on iganes, et ühesõnaga see 10 iga kord kirjutati maha. Et see 10, mis mis ei olnud võimalik tagasi maksta, seepärast seda raha lihtsalt ei olnud, eks ole, kirjutati maha. Aga viimased kuskil 50 või 70 aastat juba, eks ole, tähendab, see ahnus kasvas nii suureks, et enam ei kirjutata maha. Ja selles olukorras ühesõnaga, kas majandus täielikult, eks ole, seiskub või siis tuleb kogu aeg raha juurde trükkida ja vaata selle tõttu ongi see sama, eks ole, nii Föderaalreserv kui ka, eks ole, Euroopa Keskpank on nii-öelda nüüd sunnitud kogu aeg raha juurde trükkima, aga mida rohkem sa võlaraha turule annad, seda suuremaks võlg kasvab. Seepärast, et puudujääk lihtsalt loogiliselt võttes ei ole võimalik tagasi maksta seda raha. Kui mina näiteks sulle laenan ja küsin intressi, siis see raha jaguneb ümber, siis ei ole midagi. Aga kui pank, kes sisuliselt annab raha turule, küsib turult rohkem raha tagasi, siis sisuliselt sellega muudetakse, nii-öelda tõmmatakse turg tühjaks ja muudetakse majandustegevus võimatuks. Selles on see point. Ma olen sinuga nõus, aga vaadates selle graafiku peale, siis mul tekkis üks väike mõte, et võib-olla on see, et need samad kriisid ja deflatsioonid, mis olid ja mis võimaldasid siis seda ülejääki ära võtta, olidki seotud sellega, et kriis tekkis ja võimaldas puhastada nagu ühiskonda.
aga alates, kui sa seda graafikut vaatad, see alates mingis 40. aastast seda deflatsiooni praktiliselt ei ole või ei olnud seal, siis mis see tähendab? Siin mul tekib see tähendab väga selget asja, et raha selles vahemikus, kui deflatsioon kadus, seoti lahti kullastandardist, mis võimaldas deflatsioonidest loobuda. Deflatsioonist loobumine on ka väga mõistlik tegevus tegelikult. Ja teine asi, mis mul tekkis mõte on see, et võib-olla see on see hind, mida siis ühiskond maksab selle eest, et meil ei oleks, no nimetame seda sõna revolutsiooni. Sellepärast, et teeme niimoodi kujutuse eksperimendi, näiteks 2020 raha juurde ei trükita, öeldakse, et saage ise hakkama, kuidas te tahate, tõmmatakse, riik ütleb, sorry, mul on kohustused politseinikud, arstide ja õdede eest, aga kuna mul on vaja päästa inimesi, siis politseinikud ja õpetajad lähevad, laseme lahti. Küll pärast saame raha kätte mingi hetk palkame teid, siis mis see ühiskonda jaoks tähendab? Siis ja küsimus ongi selles, võib-olla need rahad, mis siin praegu trükitakse ja see olukord, mis ongi hind, et meil ei tekiks revolutsiooni. Aga kui sa ütled, et see on hind, siis mida me tegelikult maksame? Miks üldse halb on, kui raha juurde trükitakse? Mis on see kahju tegelikult? Nagu sa ütlesid, tegelikult ühiskond töötab paremini edasi. Et muidugi mul kui ma siin ette valmistasin, mul tekkis üldse see küsimus, et esimene küsimus, mis üldse raha on, ja kui sa kooli lähed, sind õpetatakse, et rahal on 3 põhiomadust ja üks nendest omadustest on see, et ta on nagu sobiv akumulatsioonivahend, eks ole. Küsimus, kui me räägime kadurahast ja kui me räägime sellest rahast, mida me just Pauli graafiku peal nägime, mis kogu aeg kaotab oma väärtust, et kas üldse on enam selle definitsiooni järgi üldse enam raha? No mina ütleks, et ei ole, seda ei ole, ütleme, kuidas see oli see väärtuse akumulatsiooni vahend. Ta on maksevahend ja ta on, mis ta on siis, mis ta on see teine? Ei tule meelde. No igatahes säilitamisvahend ei ole küll. No, vaadake, minu arusaam igastahes on see, et see rahasüsteem, ütleme teistpidi, vaata, ma olen nagu pikalt uurinud ka rahanduse ja maksunduse ajalugu. Ja praegune olukord minu jaoks sarnaneb kõige rohkem kuskil Rooma impeeriumi lõpuaegadele. Vaata, seal oli ka see, eks ole, et seal küll teisel põhjusel, et ei suudetud nii palju maksusi koguda ega naaberriike röövida, et siis nii-öelda valitsus saaks oma kulud katta, pidi ta kogu aeg, eks ole, siis nii-öelda vähendama väärismetalli sisaldust müntides. Ehk et kui algul oli sul puhtast hõbedast münt, siis kui järjest rohkem tuli vaske juurde ja lõpuks oli nii, et õhukene hõbeda kiht oli peal, eks ole, ja kõik oli ainult vask. Ja lõpuks see asi lõppes sellega, eks ole, et keegi enam neid vaskmünte vastu või neid münte enam vastu võtma ei olnud nõus, millega kogu see nii-öelda rahamajandus varises kokku ja siis Hadrianuse ajal, eks ole, mindi üle plaanimajandusele, sest seal lihtsalt muud moodi ei olnud võimalik, eks ole, et siis see, mida näiteks siin selle multikates mõnitatakse seda Rooma impeeriumi bürokraatiat, siis see oligi tegelikult tõsi, et jagati lihtsalt, vaadati, kui palju on seal leiba või mingit toodangut vaja, siis vaadati, palju on talunikke, jagati kohustused ära, eks ole, ja siis nii-öelda kogutigi ja jagatigi ümber. Ehk oligi klassikaline plaanimajandus ja see lõppes sellega, et Rooma riik see lõppes ära. Ja praegune olukord minu jaoks väga sarnaneb selle sama situatsiooniga. Kui sa ütlesid, et polnud nagu uusi riike midagi liita ja rahvastik ei kasvanud, siis on täpselt sama teema. Ütleme meie keeles siis puudus majanduskasv, eks ole, majanduskasv lõppes ära ja sellega nagu kasvul põhinev ühiskond lihtsalt lõpetas eksisteerimise. Et kui me võtame näiteks mingi 20 aastat tagasi, ma esitasin küsimuse endale, et milleks, maailma asjast mitte aru saama poisina, eks ole, et mis paganama päralt tahab Euroopa Liit nagu Eestit, mingit vaest riiki nagu enda külge nagu tõmmata. Et kui sa midagi vaest tõmbad külge, siis see teeb ka Euroopa Liidu vaesemaks. Aga tegelikult see vastus tegelikult annab, see praegune arutelu annab selle väga hea vastuse, nagu Rooma riiki vajas kogu aeg pidevalt nagu laienemist ja oma kultuuri edasiviimist selleks, et eksisteerida, vajab seda ka Euroopa Liit. Et tegelikult ongi üks variant ongi sellest, et me läheme veel edasi, et võtame Gruusia ja võtame Venemaa ja Türgi ja läheme järjest edasi. Või siis on tegelikult teine asi on see,
et me lähme väljaspoolt maad. Selles mõttes, et juhul, kui meil tekib ütleme, mingid kolooniad Marsil, siis see tähendab tegelikult väga ajalooliselt pilti, ütleme, Ameerika avastus, kus siis Hispaania ja kogu Euroopa lükkas oma üleliigse inimkonna, üleliigseid sõdureid väljaspoolt Hispaaniat, kus nad said siis areneda. Ja tegelikult minu arvates Kuu ja Marss ongi seesama tehnoloogia või see koht, mis võib inimkonna edasi viima. Sest vastasel juhul, kuhu me veel areneme. Samas ma kunagi siin tegin väga huvitava uuringu ja mul on kuskil graafik on ka, ma võin leida teda, et viimase 50 aasta jooksul, kui vaadata seda kõverikku, kes kui palju teenis, siis oli 60% inimestest elas kuni $2 päevas. Ja teisel pool oli siis neljast veerand oli siis $32 kuni $100. Ja nüüd ütleme tegelikult see suurem ühiskond, kus on siis elasid $2 peale, on liikunud $1 kuni $8 peale. Nad on veidikene keskele nihutatud. Ja kui te veidikene mõtlete, et kui te näiteks keegi meist teenib $100 päevas, siis tegelikult see on $3000 kuus. Kui me võtame 30 päeva, kusjuures tegelikult me teenime 20 päeva. Ja ütleme ausalt, et ütleme $2000 või $3000 kuus, see on niisugune praeguse elutase keskmine niisugune palk. Ja need numbrid olid, kui ma eksi, siis umbes, ma ei tea, 60% inimkonnast veel elab seal alla $8 palga, ütleme, päeva sissetulekus. Siis tegelikult meil on kuhu areneda. Ma vastan sulle kõigepealt selle asja ära, et esiteks Hallo, ei kuule. Marsile lennata kuidagi hakid. Jäid kuidagi kinni. Ma näitan Ronni jutu peale ühte pilti veel. Et kui sa niiviisi optimistlikult, et me kasvame, siis vaadake seda pilti, kuidas nii-öelda rahvastiku iive aeglustub. Nüüd on praegune. Aga vaata, küsimus ongi selles, kas meil peab olema 8 last naist perekonnas või piisab, kui neid on 2? Ei no vaata, selles ongi häda, et nad lähevad juba alla selle 2 ja seal ongi nii-öelda, põhimõtteliselt vaadake 1920. aastal ehk 100 aastat tagasi elas maakeral 2 miljardit inimest. Täna on 8 miljardit. Ehk et 100 aastaga kasvas 2-lt 8-le, aga ma ütleks, et järgmise 100 aastaga võib ta sama kiiresti ka väheneda. Ehk et tõenäoliselt, mis on siis 2120 on, ma pakun, et mitte rohkem kui 4 miljardit inimest maakeral. No ma ei tea, ma arvan, et ta võib olla sama arv tegelikult. Aga see on, me ei ole teadlased, ütleme niimoodi. Vaata, siin on veel üks hea pilt, et siin on üks nii-öelda Kanada saareld, kus sõnaga väga soodsate olude tõttu hakkas massiliselt kasvama põhjapõtrade arv. Et hakkas 29 peale jõudis 6000-ni ja siis, kui toit otsa sai, siis kukkus tagasi, aga mitte 29-le, vaid 42-le.
ja ma arvan, et meil seisab ees täpselt samasugune protsess praegu. Ehk sa ennustad seda, et meil tuleb massiline nälg, sõjad ja kõik muu, mis tähendab seda, et meist, ütleme, ma ei tea, 50 aasta pärast on pooled inimkonnast surnud. Seda ennustas nii-öelda Rooma klubi, aga küsimus, et ta ei pea olema nii-öelda massiliselt surema. Küsimus on lihtsalt, et kui iive väheneb, eks ole, iga põlvkonnaga 25% väheneb, siis ongi juba, eks ole, 100 aasta pärast kuskil 4,5 miljonit inimest või miljardit maakeral. Et ei pea olema isegi mingid epideemiad, aga epideemiad, ütleme, see võib olla lihtsalt, meil tuli siin veel üks Olavi Tammemäe tuli ka juurde, et kes on nii-öelda rohkem võib-olla ökoloogiast teab, aga põhimõtteliselt üks käsitlus on ka see, et kui praegu, ütleme, planeet Maa, mida see Lovelock nii-öelda propageeris, on elav organism, eks ole, siis elavas organismis, ütleme, et kui üks liik hakkab patoloogiliselt paljunema, nii kui, ütleme, sinu organismist bakterid, ja see organism tunneb, et ta nii-öelda tema olemasolu satub ohtu, siis ta hakkab loomulikult piirama selle liigi olemasolu ehk et praegu võiks käsitleda seda epideemiat nii-öelda just nimelt maareaktsioonina nii-öelda patoloogiliselt paljuneva ühe liigi vastu. Olavi Tammemäe, ma tervitan sind. Kas sa tahad ka vahepeal midagi öelda? Ja tervitus, kas ma olen kuulda või? Ja, oled. Ja tere, jah, et ma siin mõnda aega ootasin sissepääsu, et ma ei pannud ilmselt kohe tähelegi. Ja, aga läks hästi, et ma arvan, et siin on selliseid teooriaid, mida ei ole me suutnud ka tänapäeva teaduse valguses lahti arutada ja see kõik see Gaia temaatika, kui see kellelegi midagi ütleb, ma usun, et te olete kuulnud ja see, et maa on tegelikult, me peaksime maad vaatama elava organismina, mitte ainult siis selle õhukese kihi arvelt, kus meie pesitseme, vaid palju suuremas skaalas. Nii et siin on niisugused mõjud ja vastumõjud ja omavahel tasakaalu otsimine. See on kohati on sellised huvitavad mehhanismid, mida täna teadlased vaatavad näppsuus ja püüavad leida lahendust, leida seletust, aga on hästi palju teooriaid tegelikult ja ma ise, ma ei saa öelda, et ma tean, eks ole, sest ma ju ei tea ja meil on üldse inimesi vist polegi eriti, kes ütleksid, võiksid öelda, et teavad, aga ma usun, et see süsteem, mida me vaatame niisuguse elusa ja mõistuslikuna, on oluliselt suurem kui täna see, mida me oleme piiritlenud inimkonnana. Ennem ütles Riho täpselt seda sama rahasüsteemi kohta. Riho, sul jäi jutt ennem pooleli, tahad sa veel jätkata? Ja mul vahepeal läks ühendus väga kehvaks siin. Loodan, et nüüd kuulete. Ja. Ma tahtsingi tegelikult, kui me nüüd ökoloogiast räägime, ma tahtsin selle Marsi kohta öelda, eks ole seda, et ennem juhtub see, et rahandussüsteem kukub kokku, kui inimene Marsile jõuab, aga teisest küljest, kui me räägime Marsile arenemisest, see on ennem seda üks väga suur samm, mis ökoloogiliselt teha, et inimene peab hakkama saama ilma looduseta. Ehk sellepärast, et Marsil ei ole ju loodust. Marsil on võimalik tekitada mingisuguseid looduse asju, inimtekkilist loodust. Aga kõigepealt me peame suutma nagu maakera peal seda tekitada, et me ise enam liiga ei teeks, vaid suudame ise luua nagu seda elukeskkonda, millest me ise suudaks ära elada. Et see on väga esimene samm selle teemal, et kui selle kaugemale saab. No vaata, aga siis on, ma olen pigem siin see devil's advocate, ega see ei tähenda, et ma ei poolda ühiskonda arengut ja ökoloogiat ja muud, aga lihtsalt oma iseloomujoonetest ma olen pigem niisugune, kes krutskib ja proovib nõrgad kohad leida. Ja ma küsiks siis niimoodi, et okei, me saame aru, et majandus ei toimu, võib-olla, et rahandus ei toimu, ökoloogiaga on probleemid, inimkonda on palju. Küsimus on selles, mis võiks olla see lahendus, mis lahendaks
kõik need probleemid. Mina julgen väita, et uus rahandussüsteem, ükskõik kui hea ta on, nimetame seda, ma ei tea, marjarahaks või külarahas või ükskõik mis ta on, see asja ei lahenda, kuna lõppkokkuvõttes finantssüsteem on ainult, ütleme, derivatiiv või see tulemus majandussüsteemis ja inimeste areng, inimeste suhetes. Nüüd minu küsimus on pigem see, et kas me usume, et inimeste suhted lähevad keeruliseks või lihtsamaks. Kui me usume, et nad lähevad lihtsamaks ja meil tekib niisugused, nagu öeldakse, city garden ehk ütleme, me elamegi nagu 15 minuti kauguselt ja põhimõtteliselt see, mis toimub kuskil, ma ei tea, kaugel pealinnas või kaugel linnas, meid ei huvita, siis see majandusskeem muutub tõesti. Me oleme nagu oma kihelkonnas nagu väike hõim, ma ei tea, 10 000 aastat tagasi huvitabki 200 inimest või 500 inimest, kes on ümber ringi ja siis majandus muutub. Kui me usume, et majandus, inimsuhted ja majandus ei lähe lihtsamaks, vaid ta läheb keeruliseks, siis nüüd on küsimus, et mis see on see järgmine samm, mis muudaks kogu süsteemi üle. Vabandust, kas ma võin vahele öelda paar sõna? Ja Juhan tahab ka. Jah, ma tahtsin seda öelda, et miks me ütleme, et majandus ei toimi ja rahandus ei toimi ja inimese suhestumine ökoloogilise keskkonnaga ei toimi. Kõik asjad toimivad tegelikult ju. Vaadake. Küsimus on ainult selles, et kas see toimimine meid rahuldab, kas see viib meid täna hetkel, just tänasel praegusel hetkel, kas see viib meid sinna, kuhu me loodame jõuda. Selles on küsimus. Kõik asjad ju toimivad. Ja probleem on päeva lõpuks see, et muutus toimub ikkagi pärast mingisugust tõsist kriisi. Nii et kui täna toimib meie majandus ja rahandus näiteks niisuguses suunas, kus me tajume, et võib minna olukord väga keeruliseks ja kriis võib tullagi, no siis las ta tuleb see kriis. Pärast kriisi saavad asjad muutuda ja ma üldse ei välista, et muutuvad lihtsamaks, mitte keerulisemaks. Nii et selle koha pealt ma olen suhteliselt rahulik ja mis puudutab, ütleme, looduse ja inimese suhestumist, siis ma tahaks seda öelda, et loodusel on täitsa kama, kas inimene on või ei ole. Et kui inimene keerab ühel hetkel oma asja elukeskkonna siin nii-öelda vussi ja ei suuda enam ära manageerida, ta ei suuda ilma looduskeskkonna toeta tegelikult mingit tehiskeskkonda täna üleval pidada, siis loodus raputab ennast korraks, emake maa raputab ennast korraks, elab rahulikult edasi ja lihtsalt võib-olla mõned mutukad on vähemaks jäänud tema seljas. Vabandust, ma nüüd väga niimoodi väljendun, võib-olla mitte väga ilusti, aga ma mõtlen täpselt niimoodi. Aitäh. Tahab keegi öelda? Juhan tahtis rääkida. Juhan kadus ära millegi pärast. Ei, ta on siin, aga ta on lihtsalt, ma ei tea. Kas sa mu pilti ei näe või? Nüüd näeme. Ei, sa olid vahepeal nagu kadunud. Kogu aeg olnud miinus piltu. Ma nagu auditoorium või publik küsiks niimoodi, et eks ole, jutt oli sellest, et kogu teema oli nagu rahasüsteem rohkem. Nüüd läksime tahutult laiali järsku. Aga üks Pauli põhitees on see, et see rahasüsteem nagu enam eriti kaua ei teeni meid, et see varisme kokku. Aga kuidas oleks selle ajaskaalaga, et kaua see rahasüsteem kestab, kuidas oleks on see kuidagi moodi sünkroonis või jääb ta maha või läheb ette, ütleme sellest samast inimkonna suurest kasvust või loodusressursside väljakuurnamisest. Et kõik need protsessid ajas kuidagi on erinevad. Aga kas see
milles see põhijäreldus või põhitees tõukub, et see rahasüsteem pariseb varsti kokku, et kas ta enam ei teeninda seda süsteemi või süsteem muutub nii, et sellist süsteemi, rahasüsteemi pole enam vaja või mis selle asja niisugune põhiselgroog oleks sellel arutelul. Võime väga pikalt rääkida ja sellest inimkonna kasvust ja mida Rooma klubi, eks ole, ennustab selle kulgemise kohta ja nii edasi. No, ma korra vastan, et kui sa nii-öelda minu käest küsid, siis ma võtan veel kord ette selle pildi. Ehk et põhimõtteliselt, vaata, kui me võrdleme enne 2008. aasta kriisi, palju oli dollarid ja vaatame, kui palju on tänaseks, kui palju on juurde paisatud dollareid, aga üldiselt majandus ei ole praktiliselt viimase 12 aasta jooksul kasvanud. Siis me oleme 8 korda rohkem dollareid turule paisanud ja vähemalt 6 korda rohkem eurosi. Ilmselt veel rohkem, sellepärast et kommertspangad on veel oma e-raha ka veel paljundanud. Et siis selle tõttu tähendab, küsimus on selles, et kui kaua säilib see nii-öelda tasakaal, et nii-öelda ühel hetkel enam seda raha keegi vastu võtta ei taha, sest tal ei ole tegelikult katet. Minu jaoks on selles lihtsalt küsimus, et sellepärast ma väidan, et asi on nii-öelda lähenemas kriisi, nii nagu oli see Rooma riigi lõpuaegadel. No, kas sa ju, vaata, kui me räägime Rooma riigis, siis seal oli reaalne raha, ütleme, ehk teatud müntide näol. Praegu on see sama, mis toimub see keskpankade ostude peal. See tähendab seda, et lihtsalt pangad ära ostavad ja korjavad raha, teatud üleliigse raha turult. Ja nüüd küsimus on selles, et kui palju sellest raha on reaalmajandusest. Kui see number ei kasva, siis me jälle jõuame, et teatud hulk raha, mis on reaalmajandust, nagu mina näen, on jäänud samaks, aga kõik ülejäänud raha on liikunud finantsmaailma. Ja jälle me jõuame selleni, et kas on siis nagu reaalmajandus ja finantsmajandus. Ja siin on dollar number 1 ja dollar number 2. Ivar tahab vahepeal ka midagi kommenteerida. Jah, aitäh, ma jäin nüüd hiljaks, aga ma põhjendan seda sellega, et ma lugesin ennem seda Pauli loengut ja kuulasin seda, et saada nagu pilti paremini ette. Ja nüüd mul tekkisid siis kommentaariks kõigepealt, et ma päris hästi ei ole nõus sellega, et see finantskriis on nii suur, et nüüd tuleks nagu uued rahaühikud kasutusele võtta ja ma väidan seda selle põhjal, et ma mäletan aega, kui Nõukogude Liidu majanduse kokkuvarisemist ennustati juba 20 aastat enne Nõukogude Liidu kokkuvarisemist, aga see majandus ikkagi eksisteeris edasi ja lõpuks ei kukkunud kokku mitte majandus, vaid kukkus riik kokku. Ja nüüd ma küsin või nüüd edasi arutlen, et see praegune rahandussüsteem tekkis ütleme peale teist maailmasõda, siis kui rahvaste ühendus muutus ÜRO-ks ja moodustati see Bretton Woods kokkulepe, toimus rahvusvaheline ja dollarist sai siis nii-öelda maailma raha. Nüüd on küll sellest dollari põhisusest nagu lahti öeldud ja kasutusele on võetud veel teised maailmarahad ja ka krüptoraha ja ma väidan, või minu hüpotees on see, et see praegune rahasüsteem võib veel väga pikalt edasi areneda ja seda näitab ka börsid, sest kui viimase paari aasta jooksul on tohutu palju raha juurde tekkinud, börsid on 2 korda tõusnud 2-3 aastaga ja nad võivad veel 2-3 korda tõusta ja raha võidakse veel juurde trükkida. Et millised on need sinu argumendid, et miks see rahasüsteem ikkagi kokku kukub, sest selle rahamassi kasv minu arvates ei ole piisav põhjus selleks ja teine põhjus, ma ei näe seda jõudu, kes seda nii-öelda ülemaailmset rahareformi
suudaks ellu viia, sest minu arusaamiste järgi on need rahareformid toimunud ikkagi väga suure ülemaailmse vapustuse, nagu oli Teine maailmasõda, selle nii-öelda varjus või selle kriisi ületamiseks, aga seda kolmandat maailmasõda, mida on siin püütud kuidagi ka tekitada või et see on käima läinud või et oli selleks kolmandaks maailmasõjaks peetud kas või sedasama koroonakriisi või siis mingisugust muud konflikti, tegelikult seda juhtunud ei ole ja maailma majandus lihtsalt rühib praegu tuimalt edasi kõikide kriiside, nende lokaalsete ja ka globaalsete kriiside, keskkonnakriis või koroonakriis, nende kiuste ja ma tahaks teada ikkagi veel neid pädevaid argumente, ma saan aru, see pandi ette, aga ma tahan, et siis kommenteeritakse veel kord üle, et ma saaksin paremini aru, kuna see kriis tekib. Esimene küsimus tõenäoliselt, mis on kriisi tekkimise tingimusteks ja teiseks, kes siis hakkab selle kriisiga tegelema, kes selle uue rahandussüsteemi loob, kas luuakse mingisugune uus IMF või uus maailma organisatsioon mingisugune, et millised on need institutsioonid, sest ilma institutsioonideta ka midagi ei teki, kõik läheb vanaviisi edasi. Aitäh! Ma vastan. Vaata, kui sa siin all vasakul vaatad seda nii-öelda diagrammi, siis seda ma ka nägin juba. Sisemajanduse kasv, eks ole, ja võlg kasvab kogu aeg kiiremini, lisaks veel derivaadid, et mis on 10 korda rohkem. Ja põhjus, miks inflatsioon ei ole praegu tekkinud, on tegelikult selles, et vaata see raha, kuidas sulle öelda, ma olen korduvalt näiteks Ligilt küsin, et kui suur on Eesti riigi konsolideeritud võlabilanss või võlg. Et olukorras, kus Eesti Pank on ostnud riikide võlakirju kokku täna juba vist üle 6 miljardi ja Eesti valitsus on müünud võlakirju 3 miljardit, siis tegelikult mina saan aru niiviisi, et me oleme 3 miljardiga plussis, mitte 3 miljardiga miinuses. Ehk et sisuliselt praegu juba toimub see, et keskpank, kuigi eks ole Eesti seadused ega Lissaboni leping ei luba, eks ole, keskpangal osta valitsuse võlakirju, aga seda ostetakse niiviisi, eks ole, et valitsused müüvad niinimetatud negatiivse intressiga võlakirju. Selle ostavad ära, eks ole, kas siis pangad või siis nii-öelda fondid ja müüvad selle tegelikult sekundite jooksul edasi keskpangale. Me ei tea, kui palju nad sealt teenivad. Aga nii-öelda kogu aeg raha emiteeritakse juurde, aga nüüd vahe ongi see, et vaata, kui see 250 €, eks ole, nii-öelda inimese kohta oleks antud inimesele ehk et tänaseks iga inimene oleks saanud juba 20 000 € oma arve peale, siis majandus käiks mühinal. Aga kuna see raha läheb, eks ole, pankadele ja pangad tahaksid selle välja laenata, aga kuna turul raha ei ole, siis selle tõttu ühesõnaga majandus ei lähe ka käima ja see ainuke koht, kus sa selle rahaga siis nii-öelda saad mängida börsil, teha, eks ole, suuri mänge ja teine asi, et osta siis ettevõtteid makstes üle, eks ole, et nii-öelda nagu meie startupide eest makstakse miljoneid või miljardeid. Et see hind, millega need ettevõtted ostetakse, see on rohkem kui 50 või 70 aasta kasu, potentsiaal võimalik kasu. Ehk et kõik üritavad selle raha kuhugi ära paigutada, et ta vaikselt küll imbub siia nii-öelda ka inimesteni, aga kriisi ei teki nii kaua, kuni see nii-öelda see absurdne rahahunnik, eks ole, kasvab pankades. Aga ta ei jõua turule, aga kui ta hakkab turule valguma, siis tekib suur kriis. Ja seda kriisi loomulikult ühesõnaga ülevalt, nii-öelda see valitsev eliit loomulikult ei taha mitte midagi reformida, nii et seda ülevalt seda reformi ei tule. Reform, ütleme, et see hakkab sellel hetkel, eks ole, kui nii-öelda seda raha tuleb nii palju turule, et tekib hüperinflatsioon ehk et seesama näed siin $100 triljonit Zimbabweest või nagu Serbias oli samamoodi, eks ole, 90ndatel aastatel. Et siis sellel hetkel, eks ole, tähendab nii ütleme, et kõik need varasemad näited, mis ajaloost on, eks ole, alati seal Roomast ja isegi enne Roomat, siis kriis saabub sellel hetkel, kui inimesed enam ei taha seda raha vastu võtta, seepärast, et see raha on kaotanud väärtuse. Millal see hetk saabub, seda jumal teab. Aga ma ikkagi küsisin, et kuna see hetk võiks siis nii-öelda majanduspoliitiliselt või reaalmajanduslikult toimuda ja kas minu argument on, et see ei pruugi
veel lähema mitmekümne aasta pärast ja et on vara praegu rääkida sellest asjast, sest see eelmine finantskriis ka ületati lihtsalt sellega, et moodustati G20, 20 juhtiva majanduse, suurema majanduse riigi rahandusministrid said kokku, leppisid kokku teatud asjades ja see mehhanism on olemas, nad saavad reguleerida, kui tekib liiga palju inflatsiooni või kui rahvas enam seda raha, tekivad märgid, et rahvas seda raha ei taha ja siis võetakse jälle meetmed kasutusele ja kõik läheb vanaviisi edasi. No, ütleme niiviisi, et ma pakuks, et see kriis saabub, ütleme suurusjärgus kuskil 20 aastat selles ajaskaalas, eks ole, aga millal ta täpselt saabub, seda me ei tea, eks ole, ja meie jaoks on lihtsalt küsimus ühelt poolt, et sellel hetkel ei tasu raha omada, seepärast muidu juhtub samamoodi nagu rubladega, et need lihtsalt kaotavad väärtuse ehk et sellepärast kõik üritavadki seda investeerida kuhugi. No aga oled sa nõus, et kui tekib mingisugune suurem globaalne konflikt, mida me nimetame tinglikult kolmandaks maailmasõjaks, et siis võib tekkida see uus rahasüsteem? No, siis tekib ta kindlasti, aga see võib olla ka põhjus, et seesama rahasüsteem võib olla ka selle maailmasõja käivitajaks. Aga mida ma lihtsalt selle ettekandega tahtsin öelda, et juhul, kui see kriis saabub, siis meil oleks eestlastel ei ole kasulik, eks ole, et meil oleks nii-öelda mingisugune kas või väikselt tuksuv kohalik raha. Näiteks minu pärast setud võiksid teha alustuseks näiteks oma kohaliku raha. Aru, aga ja soomlastel on ilmselt need Soome margad kuskil keldrites alles ja nad võivad selle paisata kohe turule ja meil seda ei ole, et selleks meie oleme vähem valmis, kui on mõned teised oma rahale, see on eraldi jutt. Aga minu teine küsimus oli see, et mis sa arvad, et kui nüüd rahutingimustes ikkagi kas see on võimalik, et rahutingimustes ka mingisugused institutsioonid siis algatavad uue rahasüsteemi kujundamise ja mis sa arvad sellest krüptorahast, kas see võib kunagi asendada siis seda praegust rahasüsteemi? Krüptoraha ei sobi kohvi ostmiseks ehk et igapäevasteks ostudeks krüptoraha ei sobi, tema süsteemi ülalpidamised maksavad liiga aeglased ja liiga kallid. Tegelikult juba reform on käivitatud, Riksbank, Rootsi keskpank on juba käivitanud tegelikult juba 2020 jaanuaris käivitas ta aastase projekti, et nii-öelda võtta kasutusele kohalik, tähendab Rootsi e-kroona. Mis tähendab seda, et tegelikult siis enam kommertspangad enam oma raha emiteerida ei saa, vaid kõik peavad minema e-kroonale ehk et reform on juba sealt aladnud. Ja nii palju, kui ma mäletan siin kuskil paar kuud tagasi vist hakkas nüüd ka Eesti Pank apelleerides Euroopa Keskpangale, et nemad alles mõtlevad, et kuidas sellest olukorrast välja tulla, aga põhimõtteliselt ühesõnaga nii või teisiti esimene samm on see, et me lähme üle e-rahale. Et tegelikult rootslased ütlevad, et Rootsi kaupmehed ütlevad, et nemad 2 aasta jooksul, 2 aasta pärast enam sularaha vastu ei võta, sest kui praegu on sularaha käive 10%, siis see on mõttetult kallis tegevus. Okei, Rootsi raha on konverteeritav, aga Eesti kroon pole kunagi konverteeritav olnud, mis siis meist saab? No veel kord, vaata, kui sul Saksamaal on 15 kohaliku raha projekti, Prantsusmaal on neid kuskil, ma ei tea, mõnede andmete järgi 40, mõnede andmete järgi 60 projekti, kõik ilmselt ei ole aktiivsed. Inglismaal on neid. Ühesõnaga kõigis Lääne-Euroopa riikides, ainult ei ole Ida-Euroopas ei ole ja Põhjamaades ei ole. Põhjamaades ütleme, Rootsi, Soome pole vaja, neil on oma raha, Soome või Rootsi ja Norra ei ole oma raha, eks ole. Aga ma vabandan, Juhan tahab ka midagi öelda. Ja, okei. Aga ma sellesse alateemasse muidugi ei söanda sekkuda, see käib üle minu kõige, aga kas siis Andron äkki avaldanud seda mõtet, et milles see kriis tegelikult on, et see rahasüsteem on hakanud seda reaalmajandust liiga palju koormama, et liiga palju reaalmajanduses tekitatavast väärtusest tarvitab see rahamajandus, mis ise midagi ei tooda, tarvitab ära, et olukord on nagu parasiidiga organismis, et kui parasiit suudab mõõtu pidada, siis ta elab koos organismiga ei tea kui kaua, aga kui ta mõõtu ei tunne, siis tapab organismi ära, sureb ise ka, et mis või kui niimoodi, ma ei tea, kas ma saan õieti aru, aga minu arust on surnud raha see, kui seesama pankur, eks ole, kes elab raha supi sees ja oska temaga midagi muud teha, kui ostab endale näiteks 40 miljonit maksva jahi, mis ei saa, ütleme, 250 päeva aastas kuskil Lõunamere saare sadamas.
mis kogu see väärtus, mis see jaht endast kujutab, eks ole, kui teda poleks, siis võiks ühiskond selle võrra õnnelikum olla. No jaa, aga teiselt poolt ma küsiks niimoodi, et kui selle jahi ehitamiseks on pandud raha ja keegi on saanud, ütleme, töölised saanud selle võrra rikkamaks, siis see on ka majandust ja lõppkokkuvõttes alati rikkamad ja ilusamad ja vägevamad ehitasid endale lossid ja ehitasid endale suuremad mõisad, kus nagu teised elasid. Võimalik küll, et mul see näide oli ebaõnnestunud, aga üleüldiselt see parasiidi mõõde. Vaata, küsimus on selles, et parasiidi mõõde on väga lihtne öelda, et keegi on parasiit, aga tegelikult ühiskonnas on kõik ju omavahel seotud. Kui mingil põhjusel kellelegi makstakse oluliselt rohkem raha kui sulle, mulle, ükskõik, siis mis on põhjus? Kas see on inimeste lollus? Või see on valmidus millegi eest maksma. Kõige parem näide on, ütleme, näitlejad või ütleme muusikud. Teatud inimesed saavad võib-olla 5 eurot selle oma kontserdi ees kuskil, ma ei tea, Laulasmaa pubis ja mõned kodanikud koguvad, kui nad teevad kontserdid, siis 10 000 tulevad. See on inimeste vaba valik. Siin ongi see küsimus, et kas me usume, et ühiskond suudab ise ennast reguleerida või mitte. Ja üks kommentaar lisaks, mis ei ole nagu Juhani mõttega seotud, on see, et mina isiklikult arvan, et lähima 10 aasta jooksul me ühel või teisel moel näeme, ma ütleks globaalset kriisi või sõjakriisi, vaid väga olulist poliitilise maastiku muutust, et kõik näidud viivad, ütleme, kõik märgid annavad tunda, et lähima 10-15 aasta jooksul tuleb tohutu turbulents poliitilises maailmas. Ma ei ütle, et riigi piirid muutuvad, aga igatahes kindlasti muutub, tekib telg. Ma arvan, et see Balti riigid, Poola, Ukraina oma poolt ja Vana-Euroopa teisel poolt. Nii et me oleme väga huvitavas ajas. Ma prooviks... Jah, räägi. Ma prooviks täiendada vastust Juhanile, et tegelikult mind on pikka aega juba nagu see probleem tegelikult, see probleem on tegelikult väga suur olemas, et ühiskond paneb oma kõige paremad ja kõige tugevamad ressursid, paneb selle peale, kuidas rahaturgudelt raha kätte saada, sest see on kõige tootvam tegevus. Kõige targemad ühiskonna pead tegelevad meil praegusel hetkel sellega, kuidas sealt nagu raha kätte saada. Ja see on probleem. Ja sellega nagu, kuna need, kelle raha on, sellega tegeleda ei taha, siis peab sellega ühiskond tegelema. Selleks on nagu vahendid õnneks olemas, eks ole, et kaua on ka Euroopa Liidu tasemel on räägitud Tobini maksust, eks ole, et me paneme nagu rahatehingutele mingisuguse maksu peale, mis vähemalt sellised igapäevased toimingud nagu mingi päevatreidimised nagu põhimõtteliselt ära kaotaks, kuna sul pead iga tehingu eest 1% maksma näiteks. Aga see probleem on kindlasti olemas. Aga kui me räägime... Tobini maksust räägitakse ka vähemalt 2%. Jah, aga nüüd mingi aeg tagasi ikkagi Euroopa Liidu tasemel see diskussioon ka juba. Aga kui me räägime sellest, et millal see rahasüsteem kokku kukub, siis see rahasüsteemi kokkukukkumine tõepoolest ei pruugigi üldse niimoodi minna, et nüüd ühel päeval on nagu täielik kaos. See Pauli ennustus, et ühel päeval rahvas ei usalda raha ja läheb kusagile mujale, et see ei ole nagu selles mõttes riikliku rahaga, see ei ole nagu peaaegu, et see ei ole nagu võimalik, selles mõttes, et riigil on sõjavägi ja riik ütleb, et sa pead minu raha kasutama, selles mõttes, et isegi kui ta nagu inflatsioon on nagu ka Zimbabwes, eks ole, vahet pole, et seal on inflatsioon miljonikordne, eks ole, kõik ikka kasutavad, võtavad suurema raha ja lähevad ikka kohvi ostma, eks ole. Et selles mõttes siukest suur krahhi ei pruugi sündida. Küsimus on, millal see krahh toimub, siis minu hinnang on see, et see on juba ära toimunud. Et tegelikult see olemasolev rahasüsteem on tänaseks juba kokku kukkunud. Ma vist räägin
räägin üksi vist keegi. Ei, räägi. Okei. Ma vaatasin pildid, kõik seisid, ma vaatasin, et mul kadus. Räägi, mitte keegi sind ei kuule. Mul tekkis tunne, kõigil on nii kivistunud näod, et ma mõtlesin, mul pilt hangus ja ma räägin 5 minutit üksinda siin. Aga jah, ma tahtsin öelda, et see rahasüsteem ongi juba tegelikult on juba muutused, eks ole, et me ei räägi enam, et need samad algoritmid, kes ennem raha juurde trükkisid, eks ole, et kui me ennem rääkisime mingisugustest võlakirjade kokkuostust, mis on ka nagu Saksa kohtus, eks ole, Saksa kohus otsustas, et tegemist oli keskpanga väga tugeva nagu omavoliga ja oma nagu seaduse poolt pandud piiride ületamisega, eks ole, milles on neil kõik ilmselt õigus, siis nüüd me räägime juba sellest, et lihtsalt me ei hakkagi enam tagasi ostma, vaid hakkamegi nagu Euroopa Liidu tasemel nagu uut raha välja jagama, eks ole. Ja see tähendab seda, et see olemasolev rahasüsteem siuksel võlaraha mõttes, et pangad toodavad raha juurde, on nagu tänaseks juba kokku kukkunud teatud määral, eks ole. Ja nüüd me lihtsalt jõuame kusagile uude kohta välja, kui palju ja kes sellest kaotabki, sest võidab, seda me ei oska siin praegu isekeskis nagu otsustada ega mõelda. Et see ei pruugi üldse halb olla. Tohib, ma nüüd kommenteeriksin juurde, et ma olen selles mõttes nõus Rihoga, et see rahasüsteem, millel olid reeglid, on kokku kukkunud. Et see Euroopa rahaliidu need kriteeriumid, mida see nobelist Mandel kehtestas ja need rahaliiduga liitumise nõuded, mida ka Eestile kehtestati, et need on kõik ammu enam ei kehti. Et neid mitte inflatsiooni näitajaid, vaid eelarve defitsiite ja jooksevkonto defitsiite ja võla suurust seal 60% sellest GDP-st ja need on kõik ületatud ja see rahasüsteem, mis oli välja töötatud toimima, juba ammu ei tööta ja nagu ma ütlesin, see G20 kaudu toimub ühtlustamine üle maailmas, et oleks mingisugune võrreldav rahapoliitika. Et ennem olid suured kriisid tekkisid sellest, et Euroopa tegi ühtemoodi ja Ameerika teistmoodi ja Jaapan kolmandat moodi, et nüüd toimub mingisugune ühtlustamine ja et see ülemaailmne rahasüsteem toimiks, toimub koordineerimine ja minu arvates siin võib minna peaaegu lõputult edasi. Ma küll ei näe, et see rahasüsteem vähemalt nende riikide osas, millel on need konverteeritavad valuutad, kus ka meie oleme selles eurotsoonis, et see lähiajal kokku ei kuku, sest inflatsiooni ja teiste näitajatega, et lihtsalt tuleb on kujunenud juba uus rahasüsteem, aga see ei tähenda veel, et see vana süsteem oleks kokku kukkunud, lihtsalt sellele vanale süsteemile on pandud peale uued kriteeriumid või õigemini kriteeriumid ei ole ja on lastud vabalt kujuneda sellel uuel süsteemil, aga toimub koordineerimine. Ma nii ütleksin. Aitäh. No ma täiendaksin seda selle punktiga, et kui me mõtleme, kui me teeme tuleviku ennustusi, kuidas ja mis nüüd juhtuma hakkab, siis mina ennustan, et lähima mingi 10-20 aasta jooksul suur osa praegust eurosüsteemis olevaid riike aastab sealt välja. Et euro ei kukku küll konkreetse kokku, vaid eurosüsteemist lihtsalt riigid lahkuvad. Ja mis on selle põhjuseks? Nüüd me jõuame sinna Pauli selle ettekande nagu algusele selle skeemini jälle, kus on see vabaduse ja võrdsuse telg, eks ole. Ma kunagi mõned aastad tagasi tegin siukse katse, et võtsin vabaduse ja võrdsuse definitsioonid, et võtsin Gini indeksi ja võtsin majandusvabaduse indeksi ja panin kõik maailma riigid selle Pauli graafiku peale. Ja sealt joonistus välja väga selge põhjus, mis pärast ei ole võimalik, mis pärast euro ei ole nagu põhimõtteliselt pikaajaliselt nagu võimalik, sellepärast et lihtsalt riigid, kes Euroopa Liidus tahavad koos eksisteerida, tegutsevad erinevate poliitiliste süsteemide all. Et sa ei saa panna sotsialismi ja mingisugust kapitalismi näiteks ühe rahasüsteemi all toimima. Seal ongi nagu erinevused. Minu jaoks on eurotsoon juba 3 optimaalset valuutapiirkonda. Üks on see vana Lääne-Euroopa, teine on Ida-Euroopa uued liikmesriigid ja kolmas on Lõuna-Euroopa.
Lõuna-Euroopa, Itaalia ja Kreeka eelkõige ma pean silmas ja nemad on ilmselt esimesed, kes lahkuvad sellest eurotsoonist, Itaalia ja Kreeka, sest neid hakatakse nii kõvasti suruma ja need on kõige kaugemal sellest Euroliidu rahaliidu kriteeriumide täitmisest, eks, ja sealt, seda ka Pauli sellest, et juba 3 GDP-d on seal Itaalial see võlg ja et nendel on ka kõige suuremad praegu poliitilised argumendid sellest rahaliidust välja minemiseks. Kusjuures mu see analüüs andis peaaegu sama tulemuse, ainult selle vahega, et kui sa ütlesid vana Euroopa, siis seda ei ole olemas, et kas Saksamaa, Prantsusmaa vahepealt läheb väga tugev piir tegelikult. Ei, no ma pidasingi silmas Põhja-Euroopat, Saksamaa on nende hulgas. Just, see on nagu omad. Just, ei ma ütlen, Lõuna-Euroopa, Prantsusmaa käib Lõuna-Euroopa hulka, nendel on ka Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Kreeka on need piiksid või piiksid Prantsusmaa veel siis ei olnud, aga on need Portugal, Hispaania, Itaalia, Kreeka on need piiksriigid, nõrga finantsdistsipliiniga ja need tõelised, kes eurost enam-vähem kinni peavad, on need Rootsi, Taani, Saksa, Holland. Just täpselt selline pilt joonistus, aga lihtsalt ühe kommentaariga on see, kus on Eesti, ja Eesti oli täpselt seal, minu analüüsis oli ta täpselt seal piiri peal, et ta kas läheb Ida-Euroopasse või Põhja-Euroopasse, ta on seal väga, väga nurga peal ja nüüd me peame otsustama, et kas minna kuhu poole, nagu Eesti riik tahab liikuda. Eesti riik võiks liikuda Rootsi või Soome poole, kõige turvalisem. Vaadake seda pilti, et järgmine kriis on ilmselgelt tuleb Itaaliast või ütleme, et see kriis algab Itaaliast. Ja mis on selle pildi peal, see on üks Soome Helsingi Sanomates. Et see, et Saksamaale on võlgu, 88 miljonit. Et sellest ma saan miljardit, 88 miljardit. Et sellest ma saan aru, et sakslased müüvad oma autosid nii-öelda võlgu, krediidiga. Kas prantslaste 334 eest, see on juba kahtlane, aga et Belgia on 5000, tähendab, see on siis 5 triljonit või, et miljardit triljonit, et 5918 miljardit on, Itaalia võlgu sinna. See on puhas rahatrükk ja võla andmine. Paul, lihtsalt ma täiendan korra seda, et ma korra vaatasin just enne seda koosolekut või seda üritust siin, et kellele Ameerika Ühendriigid võlgu on. Seal esimesed olid Hiina ja Jaapan, aga Belgia oli ka kas 3., 4. või 5., ma päris täpselt ei mäleta, aga Belgia oli ka seal nagu väga esimeste seas väikse riigina, kes on Ameerika Ühendriikidel laenu on. Aga mis palju Itaalia siin on? Ma pean nüüd rohkuma. Sorry, aga need ajad tulevad ette, nii et jätkage huvitavat arutelu. Vabandust. Aga tänud osaluse eest ja nägevin. Kõik head. Et ma tahtsin sellega veel näidata, et kui ühesõnaga inimesi on Itaalias 50 korda rohkem kui Eestis, siis see võlg on 720 korda rohkem kui Eestis. Ja et kui ühe inimese kohta Itaalias võlg on 107 000 eurot ja aastas, ütleme, nende inimese kohta SKP on 33 000, siis siin on juba üle 3 korra, 3 aasta võlg on juba, või SKP on võlana tuleks ära maksta. Ehk et see on täiesti lootusetu variant. Et ainuke võimalus muidugi, et kuidas läheb välja tulla, on see, et tegelikult, et keskpank võib hakata lihtsalt neid võlakirju ära kustutama. Et on 2 võimalust. Mis see on see Prantsusmaa võrreldes Itaaliaga? Ei, no see kaart näitab lihtsalt, et kellele Itaalia on võlgu. See näitab, et kellele Itaalia on võlgu. See on ainult Itaalia, kellele Itaalia on võlgu, aga mis mind hämmastas, et kuidas on võimalik, et Belgia, mis on sama suur kui Eesti, inimesi on rohkem, et mida müüb Belgia 5,5900. See ei ole, Paul, see ei ole nagu mitte see, et kellele, mis riigile on Itaalia võlgu, vaid võlad on võetud kommertspankadelt, Itaalia on võlgu Belgia kommertspankadele, kas ma saan õigesti? No, mitte ainult, kohalikud omavalitsused ja riik ka. Aga seal ongi see teema, et Euroopa rahandussüsteem ja Ameerika rahandussüsteemil on üks oluline erinevus, et kui Ameerika valitsus tahab võtta
keskpangalt laenu, siis ta võtab seda otse, kui Euroopa valitsus tahab võtta keskpangalt laenu, võtab ta läbi kommertspanga. Selle asjal oli väga suur mõte, nagu kommertspankadele pandi kohustus hinnata riikide riskiastet, eks selle vastavalt sellele määrata siis ka intress. Pärast seda, kui kreeklastele tekitati Euroopa Liidus tagatisfond, on nendele kommertspankadele risk sisuliselt muutunud nulliks ja nende roll selles protsessis on muutunud nagu põhimõtteliselt mõttetuks. Nad lihtsalt nagu peavad asja läbi, võtavad sealt väikse kasumi vahepealt. Nende jaoks on lihtsalt üks väikse riskiga rahapaigutamise koht olemas, lisaks veel keskpangade deposiitidele. See on praegune seis. Mina ka hakkan kahjuks minema ära. Aitäh. Ma muide kui te tahate, ma näitaks teile ühe hea veel näite, et selle sama jutu kohta Ameerika Ühendriikide kohta. Ma ei tea, kas see on kuulda, ei ole? Greenspan, jah. Jah. Vist ei ole kuulda. Ta ühesõnaga ütleb siin, et ameeriklastel pole kunagi probleemi võlgade maksmisega, sellepärast me võime alati juurde trükkida raha nii palju, kui me tahame. Ja, see on teada. Aga ma ei tea, kuidas vist lõpetame siis täna ära või? Lõpetame, jah, aitäh. Tahab keegi veel midagi öelda? Olavi või Reigo pole midagi öelda? Ma ikka küsiks ka, et mis siis, kui see Itaalia võlg on? Kas need inimesed elavad siis halvasti? Ega seal ei teki just olukorda, kui Ceausescu ajal oli Rumeenia võlgu, siis riik pigistas, mis kole, et võlgu kõik ära maksta ja inimesed istusid pimedas ja külmas talvel seal teatud tunnid ja niisugune jama. Aga mis juhtub Itaalia inimesega? Ei juhtugi midagi, nad lähevad üle Itaalia liirile ja jätkub kõik vana viisi. Ei, ega itaallastega ei juhtugi midagi. Teised saavad pahaseks, et nemad kasvatavad laenuraha pealt majandust, eks ole, põhimõtteliselt võtab teistelt, kuidas on. Ega Kreekal polnud ka midagi viga, kui ta oleks veel rohkem laenu saanud, siis ta oleks nagu veel rohkem laenu võtnud ja nad veel paremini. Aga millal siis sealt tuleb mingisugune murang, et inimesed hakkavad seal Itaalias endas hirmsasti protestima? Seal ei hakkavad, soomlased juba protestivad, et soomlased peavad hakkama nüüd itaalaste võlgu kinni maksma. Ja sakslased Alternative für Deutschlandi kaudu tuhanded saksa majandusteadlased nõudsid Kreeka ja nüüd hakkavad nõudma Itaalia väljaarvamist eurotsoonist. Läheb ikka võlga ju. Ega nad ei lähe siis sõjaga sinna, eks ole? Ei, muidugi ei lähe. Ma räägin, et ja lõpuks sunnitakse neil lihtsalt, mina prognoosin, et võetakse kasutusele uus euro ja seda enam nendele riikidele ei anta. Tuleb see kahekiiruseline Euroopa Liit. Kahekiiruseline, just, jah. Reigo, tahtsid sa ka midagi öelda? Ma pean Meil on veel üks külaline Külle, aga ma ei tea, kas tahab ka midagi öelda? Mida tahab? Vist ei taha. Mul ei ole midagi öelda, Mikrofon on päris kehva, et ma ei tea, kas ma olen kuulda. Oled kuuldel. Ahah, et jah, ma hea meelega kuulen teid, aga ma ei oska vahele praegu midagi öelda, et suur tänu, et te lubasite kuulata. No tegelikult jäite küll natuke hiljaks, et osast teete ilma, aga me ilmselt võib-olla saab selle üles ka panna veel selle salvestuse. Jah, ma liitusin niimoodi, nagu ma sain ja suur tänu teile. Okei. Salvestus tuleb kindlasti üles panna, sest mina olen siin niisugune laia publiku naiivne esindaja, eks ole, ja ma leidsin siin väga palju huvitavat. Võib-olla teie asjatundjate jaoks, kes siin täna diskuteerisid, see pole huvitav või on primitiivne või mis tahes, aga laia publiku jaoks täiesti hariv. No jah, et siin võib tegelikult teha veel mingid täiendavaid järgmisi, võtta nagu fookus vähe kitsamast, sest ka Pauli presentatsioon oli nagu väga lai tegelikult, et siin võib võtta fookuseks nagu need vasak- või parempoolsuse võib fookuseks võtta, millest täna pidime rohkem rääkima, milleni me tegelikult ei jõudnudki, olid just need community rahasüsteemid ja nende roll nagu ühiskonnas, eks ole. Et nendest saab kõike rohkem ette valmistada ja need on tegelikult, ma just enne seda koosolekut just vaatasin mõnda,
et päris huvitavad teemad, mitte et nad ei asendaks seda rahasüsteemi ära, aga diskussiooni võib ikka nendest pidada. Kas see on ettepanek? Võib ka nii võtta. Okei, siis tuleb käiku lasta. Tahab veel keegi midagi öelda? Ei taha. No siis tänaseks lõpetame. Et ma tänan kõiki osalemise eest ja võib-olla tõesti kohti jätkame. Et minul oleks täitsa huvi jätkata. Ikka rivi eest tuleb Paulile tänu avaldada, et sellise mahuka ja päris kõike haarava ettekande üles pani, et oli üldse täna millest rääkida. Okei, tänud. Okei, ma